Tšau sõbrad, tänane video tuleb selline perfektsionismi ületamise video. Ehk et mul oli tegelikult plaanitud hoopis üks teine video tänasesse, aga mul tekkis siin juba aasta alguses üks korralik takistus selle videoga, mida ma planeerisin. Ja see takistus on see, et minu ülemised naabrid panevad vist põrandat või nagu ühesõnaga minu koju tuleb täiega mingisugust puurimise häält, lihvimise häält ja mu lagi nagu kogu aeg väriseb. Aga ma proovin siis sellel aastal nagu ületada oma perfektsionismi, et see tõesti hoiab mind tagasi. Tegelikult perfektsust ei olegi olemas ja ma mõtlen, et miks ma proovin seda nagu taga ajada, miks ma proovin seda saavutada. Ma pean lihtsalt tegelema oma hobiga. See on tegelikult minu lemmikhobi terves maailmas, ma tahan väga teha videoid ja vahet ei ole, kui need tingimused ei ole perfektsed, et mul on võib-olla mingi lärm ja kõrvalised helid vahepeal siin videos. Kusjuures naljakas on see, et kui ma nüüd hakkasin filmima, siis nagu kadus ära see heli, nagu mis mu ülevalt korruselt tuli. Aga ma seletan teile igaks juhuks ära, et mul on siin taga süntesaator, on ju. Aga ma tegelikult ise ei mängi ikkagi syntesaatorit ja ma lihtsalt ütlen selle ära, et äkki te hakkate seal mõtlema kuidagi, et ta on kindlasti muusikainimene. Mina oskan mängida syntesaatoril ja klaveril ainult koera polkat. Ma ei ole mängija. See on mul tegelikult lihtsalt sellepärast, et kunagi ma mängisin, midagi on ja lihtsalt proovisin ja see on nagu sisustuselement praegu mul siin. Aga mulle meeldib väga ikkagi muusika. Minu jaoks muusika on väga suure tähtsusega mu elus. Muusika kuulamine reaalselt aitab mul olla loomingulisem, et ma saan väga palju vastuseid oma elu kohta, oma loomingu kohta tegelikult läbi muusika. Kui ma kuulan oma lemmikmuusikat, ma ei tea, kõik läheb kuidagi mul selgemaks, ma saan rohkem aru, kuhu ma teel olen. Et mul on muusikaga väga tugev connection. Mu lemmikmuusikastiil on house, siuke soulful house 90ndate tegelikult. Ma olen 90ndate laps siis ka, on ju. Et jaa, see on mu lemmikstiil. Aga jaa, muusika minu jaoks väga tähtsal kohal, aga ma ei mängi ise seda syntesaatorit. Et see on jah lihtsalt sisustuselement mul, et te teaksite. Aga ma mõtlesin minna nüüd õue ja vaatame, mis me õues näeme ja vaatame, milline on Tallinn jaanuari keskel 2025 aastal. Mulle tegelikult väga meeldib niimoodi vanalinnas jalutada vahepeal, et mul tekivad väga head mõtted ja ma tunnen nagu mingit inspiratsiooni ja ma muutun kuidagi nagu päikselisemaks ja positiivsemaks, kui ma ikka vahepeal linna peal käin. Ja ma olen siin viimasel ajal tegelikult ju päris palju käinud Euroopa vanalinnasid avastamas, on ju. Ja Eestis on ikka, ma ei tea, vist ikkagi kõige ilusam. Et meie vanalinn on täiesti erakordne. Tegelikult selline kaameraga linnas ringi käimine ongi konkreetselt minu hobi, et ma nagu ühendan selle, et mulle meeldib olla loominguline ja filmida ja siis samas mulle meeldib väga õues olla ja siis mulle meeldib veel, midagi meeldib veel, jalutada meeldib. Ma saan kõik need kolm nagu kokku panna, kui ma õues filmin, et see on väga äge. Teate, kell saab kohe 4, kell on praegu 15:55 ja õues on veel täiesti valge. Et kas tõesti juba 16. jaanuar on tunda nagu oluliselt valgemat aega, et kohe on kell 4 ja vaadake, täiesti valge on õues ja jõuludel oli ju 15:30 täiesti pime juba minu teada, et asjad liiguvad väga kiiresti paremuse poole.
nüüd on uus päev ja ma joon oma Tallinna kruusist siin kohvi. Me just käisime Tallinna vanalinnas, et väga lahe, väga teemakohane. Aga mõtlesin natukene rääkida teiega veel perfektsionismist. Aga kui sul on ka mõni unistus või eesmärk, mida sa tegelikult väga tahad teha, aga sind pidurdab ka nagu perfektsionism ja selline veits ülemõtlemine, siis ma soovitan ikkagi nagu hakata tegema seda tegevust, mida sa väga tahad teha. Kui me juba tegeleme oma eesmärgiga, siis tegelikult läheb see ülemõtlemine väiksemaks, vähemalt minul. Minul on kõige tugevam ülemõtlemine just enne, kui ma olen isegi alustanud. Et kui ma juba tegutsen, siis ma ei pane enam üldse tähele mingisuguseid segajaid või selliseid ebaperfektsusi või kui asjad ei ole täiuslikud. Aga kui ma mõtlen, näiteks kodus diivani peal mõtlen kõigepealt oma ideest või oma eesmärgist, oma unistusest, siis ma nagu näen seal takistusi mõnikord, kui ma nagu läbi mõtlen, et kuidas ma midagi teen. Aga kui ma juba tegutsen, siis ma ei näe enam nii väga neid takistusi. Et täiega hea point, sest et nüüd ka, kui ma hakkasin filmima, ma ise tegelikult kuulen küll, et mul on ikkagi nagu üleval korteris täiega tulevad nagu helid minu korterisse ka. Mul on üldse selline nagu vana paneelmaja, mis laseb täiega heli läbi. Aga tegelikult, kui ma juba filmima hakkasin, siis tegelikult neid helisi, mida ma nii väga kartsin, naaberkorteritest ei tulegi mulle nii palju, sest et mina ju räägin nagu otse mikrofoni, mikrofon on suunatud minu poole ka. Nii et tegelikult see ei jäägi nii väga peale, kõik need mingid segajad, et jah, see on mulle päris hea nagu õppetund või selline, ma loodan, et mul on see alati meeles ka, et hakka lihtsalt juba tegutsema ja siis ei tundu need probleemid üldsegi nii suured, mida ma siin alguses natukene üle mõtlesin. Mul tuli meelde tegelikult ka see, kui ma olen töötanud ajakirjanikuna, siis on ka nagu artikli alustamine minu jaoks kõige keerulisem, aga kui ma saan juba paika pealkirja, mul on täpselt teada fookus, mida ma kirjutan, miks ma kirjutan ja mul on juba sissejuhatus ka kirjutatud, on ju, ja ma juba tean, kellega ma teen intervjuu, siis läheb mu ülejäänud artikkel palju lihtsamini ja ma ei tee seda enam oma ajus kuidagi liiga suureks pähkliks nagu ja niimoodi on mul palju lihtsam, aga kui mul on kuidagi algus tegemata, siis on kõik palju keerulisem. Ma hakkasin tegelikult praegu ka üle mõtlema, kui ma vaatan nagu, kuidas ma filmin, et äkki ma olen nagu liiga valgustatud, nagu nägu on liiga valgustatud, samas kapp on nagu täiega pruun. Kas see on üldse nagu hea? Aga ei, nagu see on okei. Ma ei tea, täna on üliere ilm nagu sellepärast. Ma jätan perfektsuse praegu täiega eelmisesse aastasse. See ei tule üldse mul siia aastasse kaasa. Et see oligi mul tegelikult nagu suur lootus, et kui aastavahetus, et äkki ma ei mõtle see aasta enam nii palju üle ja ma saan rohkem tegutseda. Aga aitäh, et sa vaatasid seda videot ja ma loodan, et meil tuleb väga mõnus aasta algus.